Henri, tead, et Tallinnas saab otse lennuga Rooma nüüd või? Tegelikult. Ma tahtnud minna tegelikult. Lähme või? Lähme. Nonii, nüüd me oleme Roomas. Mis me edasi teeme? Ma ei tea, kõik üritaks oma lukus kõrva lahti saada, siis edasi vaata. Saaks oma auto kätte, maatuse kätte, siis läks juba hästi. Davai, auto käes. Ja nüüd lähme trippima. 2 tundi. 2 tundi läks aega, et see kuradi junn kätte saada. Sest meil algul oli nagu väike jama selle autoga saamisega. Aga õnneks siin on mingi 7 kuradi auto rentimiskohta. Hull jama oli, aga lõpuks saime kätte. Läks kallimaks ka selle tõttu, kuna me tegelikult reserveering oli suhteliselt odav ja värki, aga praegu läks nii pekkise. Aga no me auto on käes, nüüd lähme linna peale. Vaatame, mis saama hakkab. Me ei tea. Kas me jääme ellu siin või ei jää? Sest me saime sihukese kultuurisoki ka, mitte keegi. Ma ei tea, me ei näinud mitte kedagi, kes oleks turvavööd kandnud. Politseile sõidetakse ringristvikul lihtsalt teise rea pealt esimese peale, jumala suvalt ette. Täiesti hullu maja, sihukesed ummikud. Võib-olla on see, et praegu me veel oleme selle lennujaama lähedal. Et siis on võib-olla nii-öelda seda liiklust siin päris palju. Või on see lihtsalt, vaatame, kui me homme Rooma läheme, et siis saab veel hullem olema. Aga jah, aga praegu me läheme siis otsime oma majutusi nüüd ülesse. Aga selles mõttes on hea teada, hea kogemus ikkagi esimest korda autot rentida välismaal. Aga lihtsalt jah, meil tuli mingi väike elu õpetab, ütleme niimoodi. Eks me järgmine teame siis paremini. Aga jah, nüüd meie järgmine korralik mähis. Nüüd meie järgmine mähis saab meie majutus vist olema. Aga tead, võõras riigi, ikkagi me oleme puhkusel ja me avastame tegelikult, isegi kui me lihtsalt rändame võõras riigis, jändame kõikide probleemidega. Minu arust see on ka see rutiinist välja saamine, isegi see on minu arust jumala... Vähemalt me oleme Siimuga koos, vaata, meil on lõpus vähemalt. Meil on pull jah. Selles mõttes kui näeks natukene välismaad Itaaliat ka, siis oleks väga hea. Homme äkki näeme. Homme näeme. Saime oma autoga kätte. Meie armas Fiat Panda või 500, ma ei tea, mis see ei 500 on. 500. Siuke iludus. Vaadake seda lihtsalt. Nüüd oleme lõpuks oma hotelli juures. Jumala ilus koht on. Siuke rändamine. See on nii võõras kultuur, et vaadake siia majade ümber. Me oleme majade vahel. Vähe mõnus on. Rand on siin. Rannalõhna on tunda juba. See peaks olema mingi 100–200 meetrit rannast. Või nagu sellest Vahemere rannikust. Võtsimegi mitte otse Rooma ei lähe hotelli. Esialgu mõtlesime, et võtab Rooma, aga siis lähme hoopis mõtlesime, et võtame Vahemere äärde. On ju Vahemeri, et siis tegelikult me oleme suht lennujaama lähedal ka kohe. Ja selle auto rentimisega on väga ülihea see, et kui sa rendid auto, siis saad lennujaamast otse sinna rendi kohta tasuta transpordi. Ja isegi kui me lähme hommikul tagasi, ka öösel me saame sellest rendi kohast otse lennujaama tasuta siis bussiga. Shuttle service. Samas on niimoodi skämmi ka selle auto rendiga. Aga jah, ei no selles mõttes me järgmine kord teeme paremini. Ma tahtsin öelda, mu kõrv siiamaani lukus, sellest ma ütlesin 3 tundi või. Mu kõrv siiamaani lukus, ma ei saa aru. Tegema pean. Ma lasen kohalikul vastu kõrva anda endale. Aga jah, nüüd me oleme kodus. Lähme laeme nad Jaakusi telefone. Siis vaatame, otsime kuskilt söömise koha. Ja ma ei mäleta rohkem, mis ma öelda tahtsin. Igastahes
hotell on käes nüüd. Või noh, hotell. Tuba, majutus on käes. Siuke väike maja, jumala mõnus. Siin on vähemalt jahe. Siin on mõnusalt jahe. Nagu ees seal ikka vingub, vaata külma, siin vingub üle, et külma on. Kui palav on, vingub, et palav on. Vihma saab, see vingub, et vihma saab. Tere ta üles, ta vingub me. Aga jah, vähemalt sai korda asja tehtud. Päris palav on siin, 30 kraadi oli ennem. Nüüd on 27. 27 kraadi. Ma mõtlen, see koht, kus me võtsime auto, rendikoht, selles majas ei olnud konditsioneeri. Need inimesed lihtsalt fucking küpsesid seal sees. Täiesti hullumeelne. Aga meil õnneks tuba on väga mõnus. Ma arvan, et see täna ongi, meil lähme nüüd otsime mingi söögikoha. Mis iganes siin lähedal on, vaatame ringi, siis lähme tõenäoliselt randa. Kell ongi seal maal see... Tegelikult võiks juba minna, jah? Tegelikult võiks juba minna vaikselt, jah. Ja siis homme hommikul teeme väikse check-out'i, sööme. Õnneks me pole eeldavalt ka teinud, et me ei tea absoluutselt mitte midagi selle kohta, kuhu see mina peaks. Me lihtsalt tulime reisile, me ei pole mitte midagi. Ainu käsi, mis me teadsime, me tahame Kolosse minna. Seda ümmargust maja. Seda ümmargust maja. Ja kõik muu on lihtsalt tavai teatav. Ja siis homme hommikul lähme Rooma peale. Saaised või maaised? Me mõlemad haisume vist. See on päris korralt higistanud juba. Näe, meie väike kiisu. Päikese eest varjul. Ma panen kohe oma osava GPS-i selle tööle, siis lähme eksime ära kuskil. Täpselt nii. Aga siin kuskil on üks pizza-restoran. Lähme sinna. Kuule, me oleme mingi elamu osakonnas, piirkonnas. Siin küll mingi korrali söögikohti pole. Sinna poole peame minema. Me läks valele poole lihtsalt. Aga jah, nüüd me oleme otsime väheke süüa. Ütle midagi siin. Mul on siiamaani kõrv lukus ja ma ütlen, et ma vihkan seda elu juba. Ma just räägin 2 päeva teile siis juttu, et mul kõrv lukus. Vaene siin. Ante abi mulle palun. Au! Jalutame siin linna vahel. Me ei ole päris Roomas veel, me oleme siin... Ma ei tea, mis koha nimi siin ongi. Kas ta on osana mingi väike Itaalia linnaki siin Vahemere ääres. Üks asi, mis me tähele panime, oli see, et tänavad on ülirepased. Maa on kõik prügi täis. Et nagu, võib-olla pole nii hull, kui Siim ütleb selle Egiptuse kohta. Egiptus ei ole ka nästi, siin on ka suht nästi, aga ma arvan, et Egiptuses on veits hullem, ma arvan. Nii et ma ei oska võrrelda. Nästid ikka, mõlemad riigid nästid. Ma arvan, et Rooma on ilusam, ma arvan, et Rooma on puhtem. No eks me näe. Kui seal on mingi 1 miljon inimest iga päev, et siis edu neile selle puhtaks hoidmisega. Aga siin küll praegu tänavad on kõik pabereid ja pudeleid ja suitsukonisi täis. Itaalia on tõesti nii ilus või? Pole imestada, miks itaallased nii õnnelikud on. Alkohol nii odav. Tänane päev on läbi. Muidu läks päris hästi, kui välja arvatud see autojaama ja Siimu brokolivitsa. Siis ei, väga esitav, väga trippisime autoga rendi, käisime rannas igal pool seal. Trippisime seal rannikul ringi ja jumala ilus koht on täiesti pekkis. Autod on kõik katkised, mis neil on, ma ei tea, nii ära mölgitud on kõik autod, autod enamus väiksed seal. Ja, aga muidu oli väga ilus koht on. Ja homme on siis Riiga minek. Homme on siis Rooma minek. Mis tänasest päevast arvad siin?
kõik on lappes. Miks? Esiteks väsinud, teiseks kas paneb pitsa peal brookolit. Kolmandaks, see kuradi majutuse tekk on lõbedalt niiske, sellest ei saa magada. Eks ma magan ära siin diivanil. Või siin oli ka päris ilus, ei saa midagi öelda tegelikult. Väga. Peace. Naerata. Tere hommikust. Meile lubati siin imelist hommikusööki, mis on suurepärane. Ja nüüd vaadake seda kasti. Ma ei tea, kui imeline hommikusöök sinna mahub, aga ärge koodi vaadake, mis ta siin sama jälle. Mis seal on? Kuule mine, mis asi see on? Ei, see on päriselt, mis asi see on? Mingi Itaalia piim või? See ongi meie imeline hommikusöök või? Puugiga sellisel, et Puugiga see oli kirjas, et seal inimeste vahel see review'd on see, et see on nagu suurepärane 8 või 9 tärni hommikusse. Ja siis lähme linna peale sööma. Ei, ma tahan siin süüa. Lubati siin. Ma mõtlen ka sama. Aga võib-olla see ongi, vaata. Okei, see vist on päev pikemalt seisnud seal. Lähme siis. Mis teeme siis? Välja sööma. Me kirjutame neile või? Ma mõtlen ka see. Ja jällegi neid prooma ja hommikusse. Kõike siin on midagi. Oh my god. Mis seal ikka? Lähme rooma. Naabrid sõid ära, see nii naabrid. Tahtsin just ühele, et äkki võtsid ära? äkki naabrid sõid ära. Said me koodi teada. Kuidas sa hindad oma imelist hommikusööki täna? Tšempionid hommikusöök. Tšempionid. Mis said sealt? Ma ei tea. Mingi vuhvli. Vuhvli. Ei saa. Võid minuga ära süüa siis. No nii. Siin meile telefonis. Tere. Õhus on 28 kraadi. Läheb mingi 29.30 täna. Väga palav on, väga mõnus on. Ja nüüd oma majutusest tulime ära. Ja nüüd me hakkame liikuma Rooma poole. Me oleme kuskil mingi, mis ta oli? Tund. Üle tunni natukene. Ja, et see liiklus hullu maja seal lihtsalt. Tipptunnid ainult. Tipptunnid on seal ainult. Aga me oleme mingi 20 kilti Roomast. 20, 30. Nii, kui rohkem videosid tule, siis me rohkem ei ela lihtsalt. Telefonid ei pihta pandud. Jah, hakkame liikuma. No vaadake seda Silesäärt. Selle vene võtame kindlasti peale. Ai, kurat. Free taxi? Yes. Come, my friend. Meisterite lõuna. Kus mu teine GPS, kes mu lugema peaks? Filmid, vlogi. Ümmargune maja! Jobana! Sellepärast siin ongi nii palju rahva. Nüüd me võime ära minna, mu ümmargi mäe on nähtud. Kuidagi täitsa pekkis. Oota, kus minema pean? Kus ma lähen? Ma süülen selle mets. See on... Mida ma teen? Mis teed? Igastahes me parkisime auto ära. Hullu maja. Liikluskultuur on nagu täiega... Liiklus on väga, mulle meeldib. Täiesti haige. 2 rida pöörab vasakule, 3 rida läheb. Ütlen nii, ma kardan Tallinna kesklinnas rohkem sõita kui Roomas, nii et ma ei tea. Aga päris hullu maja on, jah. Et nüüd me oleme hommikul kohvi ja ei saanud. Siim ei saanud Red Bulli. Imeline hommikusöök ei saamata. Siin me hakkame, kõigepealt teeme väikse hommikusöögi ja kohvi ja siis vaatame edasi. 7 kolossemist mööda on vähe ilus. Selline on siis parkimine Itaalias, Roomas.
Siim, Colosseum. Ümmargune maja. Ei, Siim on... Ümmargune maja. Siim on telefonis, Tinderis siin. Mis sa ajad? See on jumala hea. Ei no samas on hea, aga samas on tüütu. Vaid telefonis ainult. Seda on küll päris palju. Võrreldes sellega, kui käisime Londonis, meil ei olnud seda netti. Seal oligi, hotellis laadisid Google Maps'i ära, siis läksid selle järgi, lootsid, et jõuad kohale. Ja siis käisid kuskil rongijaamas netti varastamas. Siin on kuidagi liiga mugav. Siim, vaata seda! Mida? Ümmargune maja. Oh my god. Omg. Nähtud! Gladiator 3 incoming. Kus ma sisse? See hullumaja, mis rahvamass siin on. Selles mõttes, et hullumaja on ju siin. Aga näe, Colosseo. Tähendab, et Colosseum on nähtud. Sisse me ei viitsigi seekord minna, sest järjekord on hullumeni. Täiesti tundide viisi vist oled siin järjekorras. Aga vaadake seda, vaadake lihtsalt neid inimesi. See kõik on lihtsalt inimesi täis. Hullumäe, aga vägev. See kultuur ja see muidu on väga ilus. Vaadake seda. Muidugi ise seda päris silmaga on teine asi näha. Aga soovitan küll vaatama tulla. Mega ilus. Muidugi praegu 30 kraadi ka. Lagi päike paistab pähe ja leidsime Siimuga oma lemmik takso ülesse. Tegelikult ma ei filmi üldse piisavalt, arvestades kui palju siin vaadata on. Me selles mõttes nagu ongi, et see tasakaalu leidma, et me oleme turistid, me tulime siia avastama ja siis üritada mingeid klippe teha. Aga ikka nagu jääd kinni siia ilusse, jääd vaatama ja siis kuule, võiks lõpuks midagi siis teha ka vahet. Aga väga... Siin ongi see, mis näha on siin, on ikka teine asi. Iga maja on omamoodi üliilus. Terve linn on varemeid täis ja siin on Siim nüüd. Mine. Ma ei oska midagi tarka öelda, ma tahaks süüa saada vahel. Cheers! Joodik. Võtsime siis Siimuga väikses kohvikus mingi magustoidu, mina võtsin tiramisu, ma tahtsin ära proovida siin, eks ju. Pasta on kindlasti, mis ma tahan ära proovida siin kohalik. Pizzas ma olen väga pettunud siin siiamaani. Võib-olla oli lihtsalt halb. Aga võtsime siis väikse joogi ka, ma võtsin mojito, Siim võttis Aperoli. Ja sellise 33 kraadiga ütleme nii, et väga... Mul ei ole jook otsaski, mul on juba selline vint on sees, et hakkab pähe korralikult selle palavusega. Vähe treeninud. Me oleme olnud siis linna peal juba suht kaua aega vaata enda arust. Me olime mingi ühe aeg Colosseumis, me oleme igal pool rännanud nüüd. Käisime söömas või kella 2 alles. Me eile märksime ka seda, kui me jõudsime hotelli. Mõtlesime, et kell on mingi 2-3 öösel. Kell oli 9:30 õhtul. No muidugi oli täis kott pime ka. Tänava valgustus ei olnud, siis jääbki võib-olla selline mulje. Aga ma ei tea, kas reisidel on alati niimoodi, aga aeg läheb ülikähku. Ja ma ei saa sellest aru. Me oleme nagu siuke tunne, nagu me oleme terve päeva Roomas rännanud. Me oleme vist mingi 2-3 tundi on, pole 3 tundigi täisel, mis on nagu hullu maja. Aeg läheb ülikähku, või läheb üliaeglasti.
öeldi, et tule Rooma puhkama ja siuksed rahvamassid. Me oleme Siimuga ikka täielikud turistid. Kõik jätsi putka peab läbi sööma. Alles sõime, aga sõime veel. Tahtsin kindlasti Itaaliasse tulles saada ühte head kohvi. Kuna praegu on nii palanud ilma, siis ma otsin hea kohvi. Ja lõpuks ma sain sellise kohvi, mis on üli hea. Nüüd saab õiget Itaalia vastat. Kuidas maitseb Siim? Pasta oli väga hea. Pasta ja vesi on kõige paremad. Vesi, vot see läheb. Vesi on kõige rohkem. Kõige bängerim asi siin Itaalias. Kõik linnatänavad on lihtsalt neid mootikaid, rollereid ja asju täis. See on lihtsam liigelda nendega kui autodega. Ja tänavad on siin nagu näha, on väga väiksed. Kõik kasutavad mingeid väiksed autosid. Nagu meil on Fiat Panda, kõige parem auto. Parandan, Fiat 500. Fiat 500, ma ei tea. Kõik pandad. Me pidime algselt panda võtma, nii et selle pärast. Aga siin rivi lihtsalt. Me tulime jooma vist, jah. Jou Siim, Jou. Mis arvad siis siiamaani sellest Rooma tripist? Hästi. Mingi hästi ja ma ei tea. Ära mõtle üle Siim. Siim mõtleb üle, et ta ei tea, mida öelda, vaata. Ega ma ka ei tea tegelikult. Aga nii palju on, vaadake seda seljatagust lihtsalt. Seda ei saa lihtsalt kaadrisse. Ma ei hakka ropendama, aga kui kuradi ilus siin on. See on imeline, nagu iga selle samba otsas on mingi karakter. Jeesus ja paavst, kes igan. Kõik patused keeravad õigesse usku ära siin, kui siia tulevad. Tegelikult ka, see paneb ikka korralikult ahedana. No mis sest, vaata, me väga palju elus reisinud ei ole ja siis reisid see on nagu hingetuks, vaata, nii ilus. On et see on tegelikult nii ilus on siin ja paneb elu nii-öelda hindama, mis sest, kui nagu igapäevaselt tunned, et nagu jumala tühi on seest olla tegelikult reaalsuses tundetu siuke. Aga siin oled mõtled küll, kurat küll. Peaks lihtsalt rohkem reisi juba vaata. Ega on ka aeg käes. Sellega nüüd see, et nüüd keegi peab sponsoreerima hakkama, et me saaks rohkem reisida, sest meil endal raha pole tegelikult. Et kui on rikkaid vaatajaid, siis teate, mida teha. Raha oleks vaja. Pst, emme, kuule. Dance Jesus! Dance Jesus! Dance Jesus! Holy Ghost! Mõtlesime, et oleme natuke haritud inimesed ja tuleme siis ka nii-öelda Vatikani ja tahaks selle Sistine Chapelis ära käia ja värki, aga mõtlesime, et samamoodi nagu Kolossumiga tegema sisse ei läinud.
vaatasime kõik väljast ära, sest olgem ausad, me ei viitsi siia tulla, me peaks kauemaks tulema, sest järjekorrad on siin juba hullu meele. Puhtalt see, kui ma tahaks nii-öelda eestikeelselt siis Sixtuse kabelisse minna. Järjekorrad on siin tundide kaupa. Sa arvad, tahaksid oodata tunde, et saada sinna? Aega võttis, aga asja sai. Algul mõtlesime küll, et igal pool, kus me näeme eestlasi. Pole ühtegi näinud. Ja nüüd lõpuks siin Vatikanis. Nägime 2 bandiiti, kes tahtsid läbi üle aia ronida. Tahtsime kohe näha 2, kes tahtsid planeerisid selle üle aia hüppamist. Kohe nahka tegemist. Siis ta tegelikult see kabel pandi kinni, siis Dean Chapel ja siis nad tahtsid seal veel kuidagi mõtlesid, et kas lähevad üle selle aia. See on suht madal aed muidugi, aga politsei ja kõik olid seal. Rääkisin Siimule, et mitte võtta vastu mingeid asju, tasuta asju, mis inimesed pakuvad tänavatel, vaata, et anna mingi käevõru ja siis jääb rääkima. Ja siis mõtlesin, et ära võta vastu, nad tahavad raha su käes kohe. Ja mis sinuga juhtus praegu? See vend lihtsalt surus pihku selle. Jaa, ta lihtsalt paneb selle sulle käe peale ja siis hakkab küsima raha alles. Mul aine rase, palun anneta natukene mu naisele. Jah, täpselt nii see käibki. Ma mingi mul ei ole, see vend küsib, mis mõttes? Jah, selles mõttes nii palju me oleme näinud neid Attenzione, Big Pocket, vaata neid, et mis tegelikult siin nagu reaalsus on, et ei tasu osta neid. Ei tasu. See oli kaal, vaata, ta andsid minu kätte, siis ta pani kohe leegid. Siis tõmbas kohe kiirelt tagasi. Kuule ju, äkki ikka on midagi anda, vaata, mul aine rase, et äkki saab mingi veits. Jep, nii see käib. Mis mõtlesin, ma kogen ära selle korra. Mina muidugi lähen jalutan edasi ja hakkan kohe kaamera välja, et Siim raisk. Olete viitsida? Aita siia peale mind. Viitsid aita. Ma olen sul viieka, kui ei... Me tulime siis sellisesse kohta, kus itaallased siis Roomas iga päev kell 9 laulma hakkavad. Vaatame, kes aga vastab tõele. Täiesti pekkis, kui ma ära põled ma olen. Käisime apteegis, mul oli aloe veret vaja. Täiesti hull. Eks see ole see ülivalge mehe mõnud. Ülivalge mehe mõnud. Mingi kurdi hull manu pani tuld suhu endale. Minu lood. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Cantare. Che confusione, sarà perché ti amo, che confusione, che faccio piano piano, che giorni forte, lo sto sempre vicino, se ci sto bene, sarà perché ti amo. Kus tunne on? Tunnen jah. Kuna Itaalias on alkoholi jodal, siis seda lihtsalt ei saa nagu joomata jätta. Täitsa pekkis, ma olen nii igine. Juuksed on mingi ülirasvasid. Sidane, pesemata, kasimata. Jah, kell on 11:30 öösel õhtul.
ja ikka veel on mingi 27-26 kraadi väljas. Kõike lihtsalt higistame päev läbi, saab mõnus olema. Ja nüüd me võtame... Mõnus saab sellele olema, kes lennukas meie kõrval istub. Jah, mõnus saab olema sellele, kes lennukas meie kõrval istub. Sest me läheme, praegu me sööme ära, me loodame, et me saame lõpuks selle hea ja Itaalia pizza. Siin võiks juua, mina võtan kohvi, kuna mina sõidan tagasi. Siis lihtsalt loodan, et ma ei tea, mis ma hakkasin rääkima. Jutulõng kadus ära. Aga jah, meil on siis mingi 1,5 tundi aega, et saada bussi ja kõige muuga teise linna otsa, et oma auto ära võtta. Meil on mingi parkimismajas kell 1 lahti. Me ei ole psühhopaadid, me ei söö ananessiga pizzat, see on kartul. Huvitav on jah, et see, et kartul on see. Aga see oli nagu ainuke valik, mis me oli nagu... Täna on kartul, eile oli brookoli, mis saab paremaks minna. Eile oli brookoli pizza, see ei kõlvanud väga kuskil. Tegelikult nüüd siis jalutame tagasi bussi peale. Või tähendab, liigume bussi peale, et minna siis võtame auto üles kuskil parkimismaast. Ja nagu Siim just ütles, off camera. TikTok'i vaadates siis on söögid väga kallid. Tegelikult mingi pizza, aperol ja kohvi 23 €. Või mul normaalne meelest. Igal pool, mingi jäätis mingi 2 € jook on odav. No tegelikult oleneb. Oleneb kaastöö. Aga üldjuhul ma ütleks söök kallis on. Võib-olla mingi kuradi fansis restorani, selle tõesti veits kallim, aga need siin mis iganes kuradi pizza restoranid siin kõik on, seal on mingi suht head hinnad tegelikult neil. Pärast odavam kui Eestis. On küll. Ainuke kallis koht, kus oli poolene koka. See purk, ei, see oli isegi poolene, see oli see 33-ne. See oli Vatikani. See oli hea rets. See oli Vatikanis nagu seal kuradi tänaval ka. Vesi oli ka 2 € poes 60 senti. Seda müüsid need sammused 2 € käes ka vaata seal Kolossumi juures ja... Need sammused, need ise hakanud kuradi... Need ise hakanud ja need, kes... Ise hakanud kohalikud. Aga jah. Ei, toit on siin tegelikult... Tegelikult on odav. Ja tegelikult me ise... Ei, kuna me kuskil oligi? Esimene õhtu, kui me tulime, läksime jalutama sinna. Me võtsime kahekesi selle pizza. Ja me võtsime... Sina võtsid vist vette, mina võtsin koka. Meil läks 8 €. Kõik kokku. Jaa, oli jah. Vot nagu see... Aga see on Roomas, eks ju, see oli seal rannikul. Aga sellegi... Linnas kuskil. Kuskil äärelinnas, jah. Me mõtlesime, vaata, nagu, mida pekke. Aga see ööelu ja laulmine, mis me just nägime ka. See on ikka vägev. Mõtlen, kurat, nüüd kahetseme, et me juba tagasi tuleme. Tegelikult võiks veel jääda. Septembris tagasi Rooma. Põhimõtteliselt. Septembris on meil ka mingi reis plaanis. Juulis on siis Amsterdam. Kui te raha annate meile. Sponsor, please! Põhimõtteliselt Amsterdam on juulis ja siis meil on ka... Tahaks reisile minna. Punaste laternate tänavale. Ei, me ei räägi sellest. Mõtlen, et... Mõtlesin septembris, vaata, võiks... Ma olin juba Amsterdamis mõtlemegi. Hold your horses. Aga jaa, meil on... Septembris tahaks ka veel mingi tripi teha. See oli, mõtlesime vähe huvitavama. Kui te donate. Ainult, kes vaatavad seda on ema ja õde. Siis donavad sul ema ja õde meie reisi kinni. Siimu ja Henri seiklused Roomas. Ei ole veel läbi saanud. Veel ei ole läbi saanud. Kella 1 oli see parkimismaja lahti. Me siis läheme bussijaama, mis näitas, et 0:09 peaks minema buss. Põhimõtteliselt see samma. Me ootame kella 0:20 ei tule. Sitkes suvalise bussi peale proovid õnne. Me läksime järgmises peatusse, kus oli nagu neid rohkem busse. Ja siis meil ei ole seda järgmist bussi, mis viiks meid nagu järgmine valik meil oleks. Siis mõtlesin instanti takso peale. Aga siis oligi järgmine oligi, lähme kordi tee äärde ja pöial püsti ja hakkame hääletama. Või nagu, et taksod sõidavad mööda, mitte keegi ei peatu. Aga lõpuks sõitis üks takso meie poole, kellel oli siis valge tuli, et ma ei sõida niimoodi taksoga, et me lihtsalt paneme pöidle püsti. Ühesõnaga, kui taksol see plafoon põleb, siis ta on vaba. Kui talle plafooni põleb, siis ta peale ei võta. Seda saime teada. Ja neil on nii vanaaegne kuradi kaardisüsteem, et ainult füüsilist kaarti lõpp vajad maksta. Viipemaksaga. Esimene see, kui viipemakse ei tööta siis Roomes. Kõik on neid viipemaksaga siiani, mis väga telefoniga, lebo. Ja siis õnneks näed, auto on meil käes. Võtsime tanklad. Nüüd on vaja autole tankida ja siis on auto tagastada. Ja siis järgmine asi, mis me loodame, on see, et nad ütlesid küll, et 24/7 iga 20 mindi tagant käib see transfer, see
nende rendikohtades, kuna seal on mingi üks suur plott, või nagu suur väljak või nagu, kus on hunnik neid rendifirmasid, et siis öösiti käib 20 minuti tagant ka üks otse lennu jääma. Kuiga ma millekord arvan, et see auto täna pole see. Oot, see oleks järgmine meie asi, mis on vaja ületada. Tundub ka veits tullikesed. Ma ei tea, ma veits kahtlen, et mingi automeid seal ootab, aga kes kurat teab. Aga eks me näe. Ja see number on ka kannuku helistada, nüüd ma ei tea, mis on teema sest. Plin. See on ka veel just otsida. Nad andsid meile selle numbri, kui on probleem. Laseme neil takso meile tellida. Sest ega seal pärapõrgus taksot me niimoodi ei saa. See on jah. Siis me peame reaalselt hääletama. Meil aega nüüd. 2 oleme seal. Siis on meil 4 läheb check-in lahti, nii et 6 lennukast ja midagi sinna kätte. Ja siis meil on... Tahaks küll jääda. Kurat, mõtlesime küll, et oleks võinud tegelikult võtta 5. Või nagu algul oli hea, läheme tavalime 3 päevaks, vaata suva. Aga nüüd oligi, need olid nagu lühikesed 3 päeva. Ehk siis põhimõtteliselt 2 päeva, täispikka päeva. Et aga nüüd siin oleme, siis kurat, vahepeal tuli ka mõte, et oleks nüüd ikka 5 jätta. Jääda. No, saab tagasi tulla iga kell. No. Saab tagasi tulla. Väga äge, soovitada. Kui te meile raha annate. Ei, me ei kerja. Me ei kerja. Me oleme mehed, me käime tööl. Teenime ise. Aga? Poodi on vaja minna, vette vaja kindlasti. Tanklasse läheme, tanklasse saab ju? Ei saa, meil on automaatselt kõik, seal pole meil, see ei ole nagu meil, kõik tanklad, mis meil on olnud. Pulli tanklasse saasta? Sa ei saa, kõik tanklad on automaatsed. Ma ei viitsi. Kõik, mis me oleme näinud, on automaatselt, pole ühtegi nagu on Eestis, et Circle K, lähed poodi, ostad süüa. Nüüd ma olen küll kurdi koju minna. Kurat, venda roolis nii ähmed asjad, tahtsid kraavi sõita? Ei ole. Okei, aga tegelikult kuidas meeldib? Kuidas on autoga sõita Roomas? Kuidas sulle meeldib? Nagu võrreldes sellega, kuidas sul päeval oli, näiteks sinul oli nagu autos kinni, sul oli 2 rida, nagu, aga tegelikult oli vähemalt 3 rida, see oli autosi. Et nagu, kui nahaalselt või nagu, või see ongi nende sõidukultuur, vaata, mis iganes. Aga praegu me sõidame siin, see on nagu vähem autosi kui Tallinnas öösiti vist. Praegu, kui sa filmid, ma ei tea, sinna, sa ei näe ühtegi auto, selle taga on 1 auto. Ma ei tea, kõik magavad lihtsalt. Öö on? Jah, reaalselt nagu öö on, aga nagu arvestades seda, et sa ikkagi arvestad, et Rooma, siin on palju 3 miljonit inimest elab, eks ju. Aastas käib mingi 35 miljonit turisti ka, et siin on vähe rohkem elu, vaata, võrreldes Tallinna, ma ei tea, 400-500 000-ga. Siin ei ole Bämmi-vendi, siin on ainult Fiat Pandad ja väiksed autod ja kõik on mölkis. Ma ostaks endal ka Fiat Panda hea meelega. Tegelikult ju auto on jumala äge. Nagu, ma mõtlesime ka mingi romu ja siuke pilt, sest piltidel oli algul siuke vana mingi 90-ndate siuke. Aga see, me saime uhke uue. Et meil on jumala äge. Jumala mõnus. Eta Manuel. Tegelikult me sõidame praegu palju aknad üles, sest muidu te ei kuule lihtsalt, mis me räägime. Aga tegelikult sõidame aknad lahti. Aga praegu me sõidame isegi siin maanteel, ma ei tea, 100-ga aknad lahti, sest see tuul on nagu, ma ei tea, mina olen jumala põlenud ja see tuul on nii mõnus. Ja tuul on soe siin. Tuul väga soe on siin olla. See tuli, vaata, kui paned põlema, siis lapsena ei tohi panna, sest kohe juhtub midagi, vaata, ise on, vaata, sa sõidad taga. Ma pole korra tuleb olema. Papp sõida kraavi kaasas. Ma ei näe. Praegu saadega. Aga jah, siin Itaalias kõikidel kiirabidel, politseidel, kõikidel, millel on vilkurid peal. Isegi kui neil ei ole väljakutsed, neil alati tuled ilmuvad. Sellepärast võib-olla ongi siin see liiklus on hull. Sest kui meil näitas, mis meil oli enne, kui me sõitsime, liiklusmärk oli vist 40, inimesed polnud 80-ga mööda, jumal. Sest sa näedki ära, meil ka praegu politsei sõitis seal ees. Jumala rahulikult sõitis, aga tal vilkurid kogu aeg põlevad, et sa näed ära võib-olla, kus politsei kohe asub, vaata. Ma ei tea, võib-olla on selle pärast. Tegelikult on hea posti. Ja sama oli kiirabiga linna vahel. Osa lihtsalt vilgub ja sõidab. Aga oli ka nagu väga palju neid, kus vilkus ja nagu sa kuulsid. See on nüüd Rooma hümn, mis hästi palju pidi seda kogu aeg kuulda olema. Mida oli ka tegelikult. Kesklinnas sõidab mööda, istud seal sööd ja jood. Siis järsku mingi kõrvalt tänavad paneb kurdiks.
ja huvitav oli see, et linna vahel ei ole mitte ainult tavaline politsei, vaid ka käib militaarpolitsei linna vahel igal pool. Just nagu nende vaatamisväärsuste juures oli. Ja Vatikanis seal väljaspool, nagu selle tänava peal oli ka sõjaväeauto koos sõduritega. Lihtsalt oligi nagu patrull, neil oli relvad käes, nagu päris suured automaadid käes ja lihtsalt tegid seal mingid, ma ei tea, pidasid korda või mis iganes nad tegid seal. Päris huvitav nagu, mida me ei teadnud vaata. Mis on vaata? Niimoodi ongi, elu õpetab. No näe, seal tuleb üks näiteks vend, ma ei tea, vilkuritega. Aga see on huvitav. Vaata palju Fiat 500 välja läheb. Saane siin vähe rohkem neid. Ai, ussu matsen siin juba. Okei, no siin on vilkuritega, sest siin on autoõnnetus. Esiratas alt läinud ja siin on nina jumala kortsus. No, kiirtee on ka hästi kitsas. Aga kiirtee on ka üli kitsas. Ja nagu kohus olla mina praegu aga 130-ga ei sõidaks siin. Hästi kitsad ja autod, kõik teed on jumala katti. Terve linn on auto täis. Auke täis. No siin on ilusti näha need joonevahed, vaata. See ongi ristmikul, meil oli seal 3 teed läks otse, aga seal pole teist pool teed enam jooni polnud ja sa ei tea, kõik panevad lihtsalt üksteise järgi. Kuhu sa sõidad? See on jumala haige nagu selles mõttes, et jumala lappes on kohalik oled, siis sa tead, vaata, aga me tulime esimest korda sinna me linna vahel ka. Ja meil oli ka siuke, suu on lahti, siuke, mis teete, vaata? Mida kanni? Viisime auto siis nii-öelda rendi kohta tagasi, siis läksime sinna nii-öelda see koht on, kus see nii-öelda shuttle bus käib, mis meid otse lennujaama viib. Me olime just siuke 7 sammu selles kohas, kui see auto tuli just kohale. Me sellega vedas jõhkralt. Kell on... Pean 4 kilti jala kõndima. Me näljatsime ja 4 kilomeetrit panna, pole kaugel, vaata läbi jala. Aga mis see kell on nüüd? 2 midagi. Meil on 4 check-in, et meil on 2 tundi peale aega lebotada. Magada. Mõnus parmupäevitus. Šiimu! Nagu ikka imen alati. Aga jaa, jätkuks sellele, või siuke väike vahekommentaar sellele. Nägime siis 2 eestlast, me nagu 2 paari eestlast. Oli see mees ja naine seal Vatikanis ja siis hiljem, kui me edasi jalutasime, siis me nägime ema ja tütart või kedagi. Ja kui me siis seiklesime, üritasime õigeaegselt kohale jõuda, püüalt üles paneme ja taksot tahtma, siis järsku buss sõidab mööda, kus need samad ema ja tütar oli. Nii et tšau, kui te näete. Ema ja tütar. Ema tütar. Okei. Aga pidi rääkima. Tegeme jumala vedas tripiga, sest mingi nädal enne reisi mina sain toidumürgituse, millega ma olin rajalt maas. Ja siis jäi veel Siim ka enne reisi haigeks, nii et just oligi, et päev enne reisi, siis mul õnneks läks kõik korda ja Siimul ka vist kõik hästi. Telo panib lehku. Aga... Ole, mitte väga terve vist ei ole tegelikult, aga nagu veits parem on. Nohu ja targid. Aga me... Tööstress. Tööstress. Aga me saime käidud ja kõik on jumala timm. Nüüd saime oma pudeli vett. Vett läheb siin korralikult. Kui tulete reisile siukses kohta, siis kogu aeg oska aina vett juurde. Vesi on kõige parem asi üldse, mis me süüa. Ma nüüd oma kokat endale. Jah, ma võtsin alguses kokat ja kohvi ja ja ma ainult vett ja vett ja vett ja vett. Gaasiga vett ka veel. See on nagu pool pudelit läks korraga lihtsalt. Aga meil on tund aega veel check-in'ini ja siis on veel 3 tundi, või noh, kokku 3 tundi siis on veel lennuni. Kella 6 on väljub lend. Koju pessu ja põhimõtteliselt magama. KPM-i. Lennuks üritab ka veel magada. Täna tuleb lennuks hea nii? Täna tuleb lennuks hea nii. Nüüd jah, põhimõtteliselt selleks ajaks, kui me lennukisse kell 6 saame, oleme me mingi 22 tundi üleval on.
ja mitte ainult üleval on, vaid nagu terve Room väga palju Roomat läbi jalutanud ja käinud ja täna tuleb hea uni. 30 000 sammu, mis on vähe tegelikult, ma arvasin natuke rohkem tuleb. Vaata millised me oleme, vähemalt mina olen mingi jumala põlenud. Panin veel aloe veerat peale, nüüd ma sädelen ka veel. Ma olen lihtsalt must. Ma ka. Korra. Peldikus käis kiire pesu, aga Jumala hea on selles mõttes, et öösel lennujaam nagu võrreldes päevaga jumala tühi. Kuigi noh, suur Rooma lennujaam, et suhteliselt vähe inimesed, enamus magavad kuskil nurgas ja nagu ikka. nagu minagi varsti. nagu meiega varsti, me ju kätki üleval praegu hoida. Jumala vass on olla. Siimu. Ma ei viitsi rääkida. Ma ei viitsi. Lihtsalt lamame siin kõvade toolide peal. Siin tegelikult olid lamamistoolid ka, aga need olid kõik juba võetud järjest. Kõik magasid seal. Juba ootan, et saaks lennukisse magama. Siimu raske elu lennujaamas. See laises tavasuitsvergi. Mis ta on? Kurb. Läheb tagasi. No ma võtan muu, et piletid ei veel jõua äkki. Lennuk paistab platsi peale, et jõuaks. Kurat, kann läks nii valusaks juba seal istumisest. Nii ebamugav magada ei saa mingis asendis. Aga terve tee põhimõtteliselt, isegi selle õhku tõusu ma magasin. Ma arvan, kui ma lennuks maha istusime, ma vajusin vist kohe ära. Õnneks läks ruttu sõit. See läks, õnneks läks jah, ruttu. Aga nagu tõesti, kurat, 2-3 päeva siis, liiga vähe, liiga 5 päeva, oleks okei, ma arvan. Ei, aga selles mõttes, me saime nagu omad õppetunnid kätte, omad vitsad saime kätte. Järgmine kord teame paremini. Elu õpetab ikka oli väga tore. Ma ei tea, koju pessu magama, võib-olla võin lehega magama, ma ei tea. Aina, räägi nüüd midagi. Ei viitsi. Ma ei jaksa. Ma ei oska midagi rääkida. Tahan magada lihtsalt. Kuni Amsterdamini siis. Tšau, tšau!